Head sõbrad, kas olete kunagi mõelnud, mis on poliitika? Mõnele tundub see keerulise strateegiamänguna, teistele lõputu vaidlusena. Aga tegelikult poliitika on nagu tants. Tants vajab muusikat, mis hoiab liikumist rütmis ja annab suuna. Nii nagu tantsupõrandal ei saa igaüks omaette tempos liikuda, ei saa ka ühiskond toimida ilma reeglite ja seadusteta. Poliitikas on muusika aga sümboliks otsustele ja suundadele, mille valime. Valimistel otsustatakse ära, milline muusika järgmisel 4 aastal mängib. Kas see on hoogne ja edasiviiv või takerdub üha korduvasse rütmi? Näiteks, kas ühiskond keskendub rohkem sotsiaalsele võrdsusele või ettevõtlusvabadusele? Kas kliimamuutustega võitlemine on prioriteet või jääb see tagaplaanile? Kui muusika kaob või mängib keegi seda ainult enda huvides, tekib kaos. Seepärast on oluline, kes muusika valib. Kas sina tahad selles kaasa rääkida või lased teistel otsustada? Tantsupõrandal tuleb arvestada ka teistega. Kui keegi trügib keskmesse ja tõrjub teised välja, muutub tants ühe inimese esinemiseks, mitte ühise rütmi leidmiseks. Nii on ka poliitikas. Kas see teenib kõigi heaolu või ainult väheste huve? Kui otsused tehakse vaid kitsas ringis ilma rahva tegeliku osaluseta, on tulemuseks poliitika, kus domineerivad üksikud ja ülejäänud peavad lihtsalt kaasa liikuma. Kaja Kallas on öelnud, et kui poliitika oleks tants, võiks olla kaerajaan. Hoogne, kaasahaarav ja kõigile tuttav. Samas on rahvusvahelises poliitikas sageli ütlus "It takes two to tango". Poliitika ei ole ühepoolne tegevus, vaid eeldab koostööd. Näiteks Ukraina presidendi Zelenski ja USA president Trumpi suhtlust kommenteeriti just selle väljendiga, viidates keerulisele diplomaatilisele dünaamikale. On ka neid, kes ei astu tantsupõrandale, vaid vaatavad kõrvalt. Aga ka pealtvaatajad mõjutavad seda, mis laval toimub. Kas nad julgustavad uusi osalejaid? Kas nad nõustuvad sellega, kuidas tants sujub või pööravad pilgu kõrvale? Poliitikas tähendab see seda, et ka passiivsus on valik. Kui sa ei osale, siis otsustavad teised sinu eest. Kutse tantsupõrandale on meil kõigil. Võib-olla oled just sina see, kes saab kaasa aidata sellele, et rütm oleks õiglane ja tants ei muutuks üksikute domineerimiseks. Poliitika ei ole ainult nende asi, kes juba tantsivad. See on meie kõigi vastutus. Kuidas sina otsustad? Kas tantsime?